Tere minu poolt ka, mul on hea meel teid näha ja ma räägiksin täna selle mõne minuti jooksul, mis mulle antud on sellest, et miks ma pintseldan ja miks on selle asja nimi pintseldused. Võib-olla olete juba kuulnud või siis selle näituse eeskirjas või selles sissejuhatavas kirjas lugenud, et ma alustasin pintseldustega 2,5 aastat tagasi. Siis, kui koroona meil lahti läks ja kõik uksed väljapool kodu sulgusid, siis ühel hetkel tundus, et midagi peab oma muu ajaga ka peale hakkama ja abikaasa ütles, et hakka joonistama. Ja siis me naersime mõlemad. Sellepärast, et ma ei ole joonistanud ja ka pintslit kätte võtnud alates algklassidest. Ma ei taha öelda, kui palju aastakümneid sellest möödas on. Aga kuidagi sattusid need maalimise õpetused minu ette läbi YouTube'i ja sellesse asi alguse läks või alguse sai. Ja miks pintseldused? Seepärast, et ma ei pea ennast kunstnikuks, hobikunstnikuks ka mitte. Ja kuna ma olen õppinud ja teinud läbi YouTube'i igasuguseid järelahvimisi, siis ma ei saa ka öelda, et need oleksid maalid, vaid just nimelt pintseldused sellised, nagu nad välja on tulnud. Täna ma proovin teha nii, et ma näitan teile selle esitluse käigus pilte, mida mul enam kodus ei ole, vaid mis kõik on juba kuskil kellegi teise kodudes, enamasti mu lapselaste kodudes ja laste juures. Ja ma proovin ka samal ajal pintseldada. Vaatame, mis sellest välja tuleb ja ilmselgelt ma ei jõua valmis seda, mis ma olen mõelnud, nii et tänase päeva jooksul, päeva õhtuks võib-olla ma panen siis oma kabineti ukse taha selle asja välja, mis tuli. Ma olen teinud põhja siia ette, et natukene kergem on, aga alustame siis nende pintseldustega. Panen ta siit käima ja küll ta siis ise läheb. See on esimene pilt, mis ma tegin. See puukroon on tehtud patipulkadega. Ja mulle hästi meeldis seepärast, et kuidagi algajale on väga hea alustada mingisuguste selliste võtetega, kus see tulemus on väga omapärane ja kui ma selle valmis sain, see on niisugune pisikene tuli. Kui ma selle valmis sain, siis ma vaatasin eemalt ja mõtlesin, mina tegin või. Et kuidagi see tulemus oli päris tore. Ja kui te nüüd ka vaatate hoolega, siis need hajutamised ja need on tõesti kõik algaja omad. Selle pildi sai endale mu vanuselt teine lapselaps, sest et kui ma valmis sain, siis ta ütles, et see on minu oma. Ma ütlesin, okei. See oli poisterahvas ja selle pildi sai siis tema vend, kes ütles, et aga see on siis minu oma, see on teine maal. Ja siin ma õppisin, kuidas teha puukrooni niisuguse pintsli joontega. Ja minu meelest see kuu tuli mul väga hästi välja, sest et ega seda ümmargust ei ole hea lihtne teha. Aga kui on jooned ees, siis küll ta tuleb. Huvitav on see, mul käsi väriseb. Kuidagi alguses olid kõik need maalid lillade värvidega. Et nad olid niisugused lillad toonid hakkasid kuidagi mõjuma. Selle pildi siht oli see, et ma tegin selle oksjoniks. Siis, kui Türi vald kuulutas välja sellise raha kogumise kampaania kirsiallee täiendamiseks. Ja siis ma proovisin seda foto järgi teha. Oksjonil läks see väga hästi. See on üks esimesi, mis ära ostati. Kõige raskem oli teha seal jälle neid puuvõrasid. Selle maaliga on üks omapärane lugu. See on üks suur maal ja see sai tehtud sihitusega teatud kindlasse kohta, nii et see ripub praegu, kes nüüd teab, Piparkoogi maja. Selle Kadripoe vastas. See on seal
terrassi peal või veranda peal. Ja miks ta seal ripub, sest see piparkoogi maja on minu lapsepõlve kodu. Esimesed 4 aastat ma elasin selles majas. Ja siis, kui Maarja Brause küsis mu käest maale, siis ma ütlesin, et see maal tuleb sinna kingituseks minu oma sünnikoju. Ja tundus, et just selline peab see olema. Kui edasi hakkasin joonistama, siis ühel hetkel või pintseldama, siis ühel hetkel tundus, et nüüd võiks minna konkreetsete kohtade peale. Kes on Käsmus käinud? Käsmus on näha see Kuradisaar, eks? Ja see pilt sai minu vennale tema sünnipäevaks, sest et tema on hästi suur Käsmu fänn ja igal aastal on, ma arvan, mingi 10 korda käib seal sellel Kuradisaarel ja seal möödus minu ja mu venna niisugune lapsepõlve aeg. Ja siis tema sai selle endale sünnipäevaks. Mul on alati meeldinud maalida mägesid. Ja selle pildi sai mu kõige noorem lapselaps, sest tema on üks tohutu suur putukate huviline. Ja temale sünnipäevaks ta on nüüd praegu 5, aga ma arvan, ta sai siis 3. No ju ta sai. Temale sünnipäevaks sai siis tehtud selline mäepilt, aga seal pidid kindlasti olema putukad ka, et mesilased said siis ka sinna. Mägede maalimine on tohutu huvitav selles mõttes, et kui sa neid teed, siis sa just nagu oled seal samas koha peal. Selle pildi sai mu venna tütar katsikuks. Sündis üks pisikene tüdruk ja siis sai tehtud selline pilt selle mõttega, et las selle tüdrukul olla siis mingi mälestus oma tädist. Niisugune rohkem muinasjutu pildi moodi asi. Mis te arvate, mida on kõige raskem joonistada? Igasugused väikseid asju. See on ka ühe mu tütre kodus, see vihmavarjuga, sellepärast, et seal on üks hästi romantiline väike tüdruk. Ja see rippus mul kodus tükk aega üleval. Ja ta seisis selle pildi all. Nii kui ma ütlesin, okei, sa saad selle endale. See on nüüd tema juures. Selle pildi juures oli hästi raske mõelda välja, et kuidas seda vihmavarju saaks ruumiliselt. Ehk siis nende samade värvikujutistega erinevatega. Kui algul tundub, et see on niisugune plätsertus, siis iga selline põhi, mille peale ma järgmise kihi kannan, siis see annab seda sügavust. See on kõige suurem maal, mis ma olen teinud, see oli niisugune. Ja see on mu ühe lapselapse kodus. Nad said oma elukaaslasega esimese korteri endale ja siis ta ütles, et vanema ma tahan endale magamistuppa voodi pealt sisse ühte suurt maali. Ja kuna tal olid need lillad toonid seal magamistoas, siis ta sai sellise unenäolise kuu endale. Kõige panen pintsel, mis tuleb hästi tore plätserdus praegu. Aga ma luban, et päeva lõpuks saab tast midagi muud ka. Selle sai mu pojapoeg. Ta on tohutu suur lennukite huviline, nii et kui mingi lennuk lendab, tal on niisugune äpp, et ta näeb sealt äpi pealt, et mis lennuk see on, kas on 1 mootoriga või 2 mootoriga, 1-korruseline või 2-korruseline. Ja siis seda ma tegin üsna kaua. Ma olin hästi uhke selle lennuraja peale, sest seda andis ikka nikerdada niimoodi pisikesi täpikesi sinna.
et hobidega on huvitav lugu, et kui sa endale mingi hobi oled saanud, siis või valinud, siis see võtab su nagu päriselt endaga kaasa. Ja need on nüüd need mõned pannid, mis eelmisel aastal olid väljas kohvikute päeval. Kuidas nad tekkisid, huvitav lugu oli see, et ühel hetkel mul ei olnud kodus ühtegi lõuendit, aga vanu panne oli ja värve oli ka ja siis ma otsustasin, et ma teen nende pannide peale mõned pildid. Nüüd neid panne enam ka kodus ei ole, sellepärast et mingil põhjusel kellelegi on nad meeldinud ja nad on leidnud endale ka uue kodu. Aga selline on minu hobi olnud ja ma olen väga rahul, et ma mingis eas või tõepoolest nüüd alles avastasin ja mulle väga on meeldinud neid pilte teha. Ma loodan, et igalühel, kellel on ka oma hobi, arendab seda edasi. Ja küll te siis näete päeva lõpuks, mis sellest lätsetusest välja tuleb. Aitäh teile kuulamast!